Tere! Tere! Tänase kontakttunni teemaks on e-kursuse loomine, selle eelanalüüsi staadium ja ka siis kvaliteedi näitajate väljatoomine antud etapil. Peidetud pealkirjaks oleks millega arvestada e-kursuse loomise algetapil ja seda just nimelt, kui alustada tühjalt lehelt. See kontaktpäev siis toimub teemkoolituse raames tehnikaõpetuse ainele e-kursuse koostamine ja tegemist on siis konkreetselt Moodle'i keskkonnas koostava e-kursusega. Eelnevatel kontaktpäevadel ja praktikumidest, mis me oleme läbi käinud, oleme siis arutanud selliseid teemasid nagu aktiivõppe ja seda just, millised aktiivõppemeetodid on võimalik e-õppes läbi viia ja kuidas neid siis ka mingil määral organiseerida e-õppevahenditega ja vaatasime lähemalt ka läbi Moodle'is olevaid vahendeid ja kuidas neid kasutatakse ja missuguseid eripärad ilmnevad iga vahendi kasutamisel. Tänases mikroloengus on meil plaanis vaadata ka siis auditoorse teemat ja lähendada sellele ka siis e-õpet. Vaatame siis auditoorse õppe probleeme, õpetamise tsüklit, vaatame siis ka probleemide lahendusi, toimivaid põhimõtted ja tänapäeva õppejõu rolli auditoorses õppes. E-õppe külje pealt vaatame siis e-kursuse loomise protsessi, selle analüüsetapi, takistused, mis paratamatult kaasnevad õppejõududel e-kursuse loomisel. Vaatame siis analüüsi näitajad, mis just siis kaasnevad siis e-kursuse algetapis. Kindlasti saate täiendavat informatsiooni siis ka e-õppe materjalide, mis on Moodle'i kursusel. Ja tänapäeva õppejõu pidevad tegevused õppejõule, mis seostuvad siis e-õppe organiseerimisel. Ja lisaks siis kodutöö. Võrdlusanalüüs, mida te teete siis paaristööna. Ja muidugi vahel on mul märkimata, et täna meil vaatame ka siis ühte näidise kursust ja arutleme selle kursuse mingeid aspekte vabatahtlikult. Õpiväljundid. Eesmärk oleks just e-kursuse vajaduse teavitamine ja õppejõu rollilisuse mahu kasv e-kursusega töötamisel. Kõik need asjad tulenevad auditoorsest õppest ja auditoorse õppetöös läbiviidavatest tegevustest. Vastavalt sellele õppejõud siis organiseerib oma e-kursuse ja arvestab selle juures ka siis kvaliteedinõuded, mis on vajalikud. Tänapäeva õppejõu probleemideks on suuremahulised tegevused aine õpetamisel. Kui vaadata õppejõu eluolu semestri raames, siis kõik see ilus algab semestri alguses ja kui see õppeprotsess on suure vooruline, kus on palju üliõpilasi ja õppejõud ei jõua individuaalselt palju läheneda ja tegeleb põhiprobleemidega üliõpilaste juhendamisel, siis ta kipub olema ise oma aine ämblikuvõrgus. Ämblikuvõrgu kogevad talle eelkõige just jooksev õppetöö, kus tuleb viia läbi siis õppematerjalide ettevalmistamine, aineprogrammi siis kaasajastamise antud hetkel semestrile, ajahetkele,
Suure aja võtab suhtlemine üliõpilastega nii auditoorselt kui ka siis muus valdkondades. Kindlasti on vaadata üle ka siis viidatud lisamaterjalide, mida siis üliõpilastele esitada, et süvendada nende õppimist. Viia ka teadmiste kontrolli, mis võtab aega. Kindlasti e-kursuse lõpus viiakse läbi ka tagasisidet, mida tuleb arvestada järgneva sama sihtrühma e-kursuse koostamisel. Ja muidugi võtavad palju aega ka rühmatööde organiseerimine nii auditoorses õppes kui ka mitte auditoorsetel õppeprotsessides. Ja kuna tegemist on erinevate õppimisharjumuste stiilidega üliõpilastega, siis kindlasti on paljud huvitatud nii rühmatööst kui ka iseseisvat tööst ja kindlasti iseseisvalt tööde juhendamine ja nende jälgimine ja üliõpilaste hindamine. Nii et õppejõul tänapäeval jätkub piisavalt palju tegevust. Mis tähendab tegelikkuses auditoorne õpetamine? See on selline ajatsükliline uuriv õppimine, mis on ka siis õppejõul eesmärgistatud ja eesmärk oleks just selle lihtsustamine ja parendamine. Aeg jookseb ringrada, semestrist semestrisse aine kordub pidevalt, õppejõud parandab pidevalt materjali, täiendab, viib nad kaasajale, hindab neid ümber, tegeleb erinevate sihtrühmadele, kelle ta seda ainet esitab. Kindlasti ta muudab nende kontaktikuju ja see kõik käib ringratast mööda semestrisse, kus aine kordub. Ja tundub, et õppejõud on virvarris. Tänapäeva lihtsam moodus on õppejõul koostada e-kursus, kus ta siis viib läbi eelanalüüsi, kavandab e-kursuse, ehitab üles selle struktuuri temaatika, mõtleb läbiviimise võimaluste peale, kuidas auditoorsele lähendada siis e-õppetegevusi. Siis on kindlasti kursuse lõppedes on ka õppematerjali õppetegevuste ümberhindamine, nii auditoorselt kui ka e-õppes. Ja seda on parendamistegevuslikult väga vajalik. Ja kindlasti on ka siis diferentseerimine ehk siis aine ümber jagamine erinevatele sihtrühmadele ja vastavalt sellele saadud, mis on tegelikkuses tagasisidest tulenevalt, teha erinevad diferentseeritud õpinguid üliõpilastele. See peaks õppejõu elu mingil määral suurekoormuliste üliõpilastega ainete lugemisel kergendama. Mis siis tegelikkuses e-kursus endast kujutab? E-kursus ei ole lihtsalt mingisugust andmetele selle panemise koht. E-kursus on tegelikkuses õppejõu kodu, mis ka tähendab, et ta on selle aine kodu. See tähendab seda, et seal toimub üliõpilaste jaoks motiveerivad tegevused. Ja selle kursuse sees ei ole lihtsalt tavalist lugemist ja vaid sinna on kaasatud erinevaid just õpistiili tegevusi, millega siis õppejõud just motiveerib üliõpilasi kaasama põhjalikumalt tegeleda ainega. Kui üliõpilane on kaotanud hetkelise teadvuse, siis alati on see koht, kuhu minna ja informatsiooni saada, on e-kursus. E-kursus kui teadete büroo. Üliõpilane saab mõtteselgust ja huvi just teadmiste nendest, mida õppejõud jagab e-kursusel. See on siis õppematerjal, mis on motiveeritud ja nimelt just kujundatud ja illustreeritud, mis just teda hiivustab just selle aine analüüsi läbiviimisel, uurimustöö, huvi tekkimise, isikliku just uurimustöö organiseerimisel. Kindlasti kursus on kokku viib häid inimesi ja neid paneb siis ka suhtlema.
Õppejõud annab võimaluse omavahel üliõpilaste suhelda kursusel just avatud foorumite kaudu ja kindlasti ise ka ise osaleda nende arutelude, mitteformaalsete arutelude juhendamisel ja kindlasti kokkulepitud aegadel ka nende kokkusaamine läbi e-kursuse. Just erinevate õppevormide täiendamisel on sellest palju kasu. Õppejõud jagab teadmisi ehk kuldmune mitte ainult auditoorselt, vaid ka tiivustab läbi e-kursuse. Kindlasti on siin palju teisi uusi lähenemisviisi, aga see aitaks läheneda just e-kursuse toestamise organiseerimisel, auditoorsel õppetööl. Täna vaataks siis kvaliteetse kursuse näidet. Nagu te näete, siin on üks Weekly Outline'i organisatsiooniline kursuse näide, mis on hea Moodle'i e-kursuse põhi. Seda te vaatate iseseisvalt. Kui vaadata e-kursuse temaatilisust, siis e-kursus peaks olema haarama just valdkondi, mis haaraks just terviklikult kõikide üliõpilaste huve. Ta peaks just arvestama sihtrühma tausta eeldusi ja nende vajadusi, sisaldama siis õpijuhist, mis erinevate tööde ja üldise e-kursusorganisatsiooni käivitab, loob sellest tervikliku pildi ja toob ka välja õppejõu rollilisuse. E-kursuse üliõpilastegevuste lineaarsuse abistavaks elemendiks on tegevuskava. Kindlasti e-kursus sisaldab õppematerjal, mis oleks selle e-kursuse baas ja millele on üles ehitatud ka teised meediad. Õppematerjal mõeldakse videoloengud, konspektmaterjal ja need on siis stiliseeritud, kaasajaga autoriseeritud, lingitud algallikatele, toodud välja sobivas formaadis ja tarkvara piiranguteta, on kergesti edastatavad üliõpilastele, kergesti kättesaadavad. Kindlasti sisaldavad ka siis drillmaterjali ehk enesekontrolli teste. See kursuses on sidustatud ka välismaailma allikad. Need lingid oleksid ka täiendavalt väga suureks abiks just lähenemise algallikatele ja nende refereerimisel e-kursusel ja just materjalide koostamisel arvestatud õppeprotsessi mahuga, ehk siis see oleks kätte vastava üliõpilase tegevusele just ainepunktilisuse piires. E-kursus on ka tagasisestatud, toodud välja siis tagasisestatud põhimõtted, kuidas siis tagasisidestamised on soovituslikult läbi viidud, kuidas üliõpilaste edenemine toimub e-kursusel, toodud ka välja õppejõumärkmed siis e-elu organiseerimise semestri raames ante e-kursusel ja kindlasti siis üliõpilaste tagasiside, mis oleks aluseks parendamistöödeks e-kursusel. Kindlasti õppeoskused ehk siis õpitegevused, mida saavutatakse e-kursuse läbimisel, oleksid väga primaarsed ja need oleksid kõige kõrgemad. E-kursus sisaldab ka siis hindamist, põhimõtteid, kriteeriumid, tähtajad ja kindlasti jäi veel meil vaatamata õppematerjalide eesmärgid, õpivahendite loetelu, sisulise külje sügavuse läbi lahkamine, millised vahendid kasutatakse õppematerjali omandamisel, toodud välja ka siis teemade struktuuri ja ülesannete lahendamise nõuded ja eelkõige oleks üliõpilase ülevaade just selle aine temaatilisest struktuurist ja see just ta oleks kättesaadav probleemideta tehniliste tõrgete tekkimisel. E-kursuse täpsema kvaliteedi sisu saab kätte e-õppeportaalis, mis on toodud siin
lingina välja. See oleks lühidane kvaliteetse e-kursuse terviklikkuse üldplaan. Tänapäeva õppejõu rollid ei ole lihtsalt auditooriumist seminarisse, laborisse ja eksamitegevused, vaid ka nende toestamine läbi e-kursuse. See tähendab pidevat tegevust e-õppe keskkonnas ja selle organiseerimisel, haldamisel. See tähendab, et e-kursuse peremees oleks õppejõud ja mitte ainult üksi, vaid ta sidususena oleks toestatud kas haridustehnoloogi ja muude administraatori poolt, kellel poole ta pöördub tehniliste probleemide lahendamisel ja enese harimisel. Üliõpilaste hingide administraator, see on paratamatus, sellest ei saa üle ümber. Kindlasti õppejõud suunab infot. Ta on just regulaator, arvestades õppejõud üliõpilaste võimekust, kas ta neid uputab või tõmbab mõõnale. Reguleerib vastavat vajadustega. Õppejõud ei ole e-õppe maailmas üksi, ta on toestatud paljude isikute poolt, kes on siin välja toodud. Ja õppejõu kohustus oleks tehnoloogiat pidevalt juurde õppida läbi pakutatavad koolitatud e-kursuste, mis avardaks tema silmavaadet ja just uute meetodite kasutamisel, kui tekivad uued vahendid. Tavaline kursuse loomise protsess on 5-astmeline ja meie oma kontakttunni raames võtame vaatusel eelanalüüsi. Kursuse loomine algetapis, see 4-sammuline analüüs, kavandi ülesehitab läbiviimine on tühjalt lehelt küllaltki suure mahuline aeganõude. Aga siit teile lohutuseks, et kui ükskord on see valmis tehtud, ja seda hiljem mitmekordsel rakendamisel pidevalt reguleerida, parendada, siis esimese sammu ületamisel muutuvad üliõppejõu tegevused semestrisse selle aineõpetamisel väga lihtsaks ja ta suudab suuremaid üliõpilaste foorumeid hallata, hinnata, nendega rohkem tegeleda. Kursuse analüüsid tavaliselt kvaliteedinõuetel tuleks läbi töötada eelneva kursuse aine lugemise tsükli sihtrühma tagasisidet ja sellest tulenevalt organiseerida järgmise semestri e-kursuse tegevusliku materjali ja hindamise põhimõtted. E-kursusel peavad olema eesmärgid ja õpiväljundid piisavalt optimaalselt lahti kirjeldatud, et lähendada teadustada üliõpilastele just tegevusi. Kindlasti neid võib diferentseerida lahti ka teemade, alamteemade raames, kui ka täpsustada neid just nimelt, mida üliõpilane peab saavutama 5 erineva eritaseme lõikes. Just nimelt madalamatelt õpiväljunditelt kõrgematele. E-kursuse terviklikkus on üks oluline aspekt, mis haaraks just sihtrühma, teemade struktuuri ja õpiväljundite lahti kirjeldamise osas, mis annaks sellele järgnevale etapile kavandamisele oma baaspõhja. Analüüsitapp. Sihtrühma sõnastus, erialaõppe vorm, L-teadmiste olemasolu, õpistiil, õppekeskkonna oskusvõimet, individuaalse rühmade võimekus. Kõik need on sihtrühma kirjeldavad elemendid. Kursusel peamised eesmärgid, õpiväljundid on sõnastatud, teemad õpiväljundid on kirjeldatud, õpiväljundid on sõnastatud lahti miinimum ka maksimumtasemel, teemad arvud loetleda sõnastuse olemasolu, aine ühtne temaatika, väljundite terviklikkus. Kõike seda tegevust organiseerides ilmnevad paratamatult ka selle kasvuraskused ehk siis takistused. Uue omandamine, uue kasvatamine, uue loomine nõuab suurt ümbersündimist ja süvendatud tegevust. Siit ka siis suurajaline kulu selle loomisel.
kindlasti ta ei ole üksi ja ta saab seda toestatult Moodle'is teha arvuti toel ja kindlasti haridustehnoloogia toetusel. Õppejõud peab ennast arendama mitmerollisuses. Oskame ennast kõrvalt vaadata, oskame alustada tühjalt lehelt, olla sõltumatu oma aine aspektidest ja keskenduda erinevate metoodikatele auditoorses ja selle täiendamisel e-õppes. Oskus panna teiste inimeste rolli, vaadata oma ainet või oma üliõpilases pilguga. Oskus suhelduda kõigiga sellel omal spetsiifilisel aineteemal. Ja kindlasti mitte ei ole õppejõud ka individualist, vaid oskab ka siis meeskonnatöös oma ainet parendada, teha koostööd ka oma kaaskolleegidega, kes loevad samat ainet, võib-olla ka erinevatele sihtrühmadele. Õppejõud peab pidevalt ennast motiveerima ja järjepidev tegevus nõuab siis ka toestatust ja kui on tõesti raskusi, siis selleks on abiks ka ideelisel tasandil haridustehnoloog. Antud kontaktpäev ei sisalda täpsemalt kvaliteedijuhendi ja eneseanalüüsi läbi tegemist, kuid tänase kontakttunni järel soovitavalt oleks vaadata läbi kvaliteedijuhend ja sooritada eneseanalüüs olemasoleva e-kursuse hindamisel ja just eneseteadvustamisel, millised puudujäägid võivad teie e-kursuses olla. See on kindlasti üks komplitseeritumaid teemaid, mida teistele ei sooviks näidata, aga enesele teadvustamine ja puudujääkide esile toomine oleks tegelikkuses vajalik, et näha, kuhu poole edasi areneda oma e-kursuse arendamisel. Õppejõu pidevad tegevused ilmnevad e-kursuse käivitamisel, e-kursuse toestamisel oma auditoorsel õppetööle ja sellega tuleb järjepidev olla. Ma ei hakka neid lugema siin 11 pidevat tegevussoovitust, aga ma arvan, nendest on lõikeliselt teil kasulik. Tänase kontakttunni eesmärgiks on ka siis oma e-kursuste võrdlemine. Ja just nende hindamine sihtrühma kirjelduse, õppimiseesmärgi, õpiväljundite lahti kirjeldamise osas, teemade ja alamteemades väljatoomine kirjelduses üliõpilastele ja selle baasterviklikkuse ja sidususe üldaspekti andmine. Eesmärgiks oleks teil siis kahel osapoolsel ehk siis paariste osavõtjal e-kursuste võrdlemine ja just nende 4 aspekti näitajate osas. Ennem soovitavalt oleks anda võimalus siis võtate paari, võtate läbi oma ka partneri e-kursuse ja võrdlete siis seda enese kursusega ja teete selle tabeli kujul ja võrdlustabeli pärast siis edastate mulle. Ja kindlasti on võimalik ka siis tuua parenduslikud tööde tegevused sellest tulenevalt. Kui keegi pelgab neid puudujääke välja tuua, siis te soovitavalt siis tuua just parenduslikku tegevust, mis siis aitaks seda puudujääke korvata. Ja puudujääkide valgustamine teistele ei ole suur patt, sellest